Ja nüüd me oleme live. Tere, Tõnu! Tere, Anton! Oleme sind taas näha. Tore sindki näha. Ja. Kus läheb? Kõik on hästi? Suurepärane. Kõik on väga hea. Ei ole kunagi varem olnudki. Selge. No, nagu tavaks on, et minu küsimus sulle, mida huvitavad meil kinnisvaraturul statistiliselt toimub? Räägi, mis meil on viimase paari nädalaga midagi uut on, mingid uut statistikat on ilmunud, mis turul on? Ma valisin paar numbrit välja kinnisvaraturu kohta ja millest täna võiks natuke rääkida. Näiteks tööpuudus. Meil on eilse seisuga, meil on väga operatiivne tööturu statistika, meil on iga päev uueneb niimoodi, et ma võin öelda, et meil oli Eestis eile 49 395 töötut ja Tallinnas oli neist 16 024. Ütleme, et kui räägiks niimoodi Tallinna kontekstis, siis 16 000 töötut, see on 6000, ümardades 6000 inimest rohkem kui märtsi alguses. Ehk märtsi alguses oli meil veel töötuid ümardatuna 10 000. Niimoodi, et töötute arv on olulisel määral kasvanud ja siis me peame töötute arvust rääkides. Töötud on ju, kõik on elamispindade turunõudlus, nii üüriturunõudlus kui korterite ostumüügituru nõudlus. Ja me peame siin meil arvestama, et meil on kõiksugu palgameetmed, mis lükkavad edasi inimeste koondamist või ettevõtete kinnipanemist. Et sellised teemad siis teevad neid tööturu näiteid täna märksa ilusamaks, kui nad tegelikkuses on. Ja kui palgameetmed läbi saavad, eks siis paistab, mis selle järel töötute arvuga saab. Aga eks see siis peab jätma selgelt ikkagi oma mingi jälje kinnisvaraturu eelkõige tehingutele ja tehingute kaudu siis hiljem ka hindadele. Teine number, mis ma välja valisin, oli 156. See on siis eraisiku laenud, aga võib-olla kui räägime kinnisvaraturust, siis eluasemelaenud 117 000, mida märtsikuus väljastati. Üllatuslikult 117, mis ma ütlesin, 117 000, 117 miljonit, eks. 117 miljonit, see on suhteliselt tavapärane eluasemelaenude maht, et kui esimeses kvartalis oli 326 miljonit eluasemelaenude käive, siis eelmise aasta esimeses kvartalis oli ta 294 niimoodi, et aasta baasil isegi esimeses kvartalis eluasemelaenude maht kasvas. Ja eks siis nüüd teises kvartalis, kus meil on tehingute arvu miinusega aprillikuu sees ja tõenäoliselt siis mai ja juuni samamoodi läheb laenukäive alla. Laenukäive, see on uute laenude väljastamine ja laenukäive võib minna kahel põhjusel alla, et ühel põhjusel, et inimesed ei ole nõudlust. Ostjad ei taha laenu, sest nad tehinguid ei tee. Või teine teema on, et laenuandjad ei taha laenu anda. Siin tänagi Äripäev ja Postimees ja võib-olla veel mõni kanal kirjutas sellest, kuidas palgatoetust saanud ettevõttes töötavad inimesed eluasemelaenude sõelast nii hõlpsalt enam läbi ei lähe. Eks siin mingi loogika ole taga, kui 25 aastaks laen antakse, siis pank tahab, et see asi kohe alguses rööpast välja ei jookseks. Aga pigem tundub, et pankadel see laenude andmise tahe on olemas, aga see ei tähenda seda, et neid kuidagi ülepea kaela antakse või liiga lihtsalt ja pangad ikkagi, pankurid mäletavad väga hästi 2009, 2010 aastat ja toonaseid riske ja neid proovitakse, ütleks, kõiki võimalusi appi võttes vältida
ja tõenäoliselt äärmustes minnakse ikkagi, äärmuslikes olukordades minnakse liiga äärmusesse ja mingitel hetkedel, eks ta loogiline ole, keeratakse laenukraanid võib-olla pisut rohkem kinni, kui seda vaja oleks. Ja kolmanda numbrina tahaks siis jõuda aprillikuise korteritehingute arvu juurde. Tallinnas tehti aprillikuus 455 korteritehingut, see on 43% vähem kui aasta tagasi. Kui rääkida korteritehingute arvust ühe kuu lõikes, siis ma alati tahan rõhutada, et üks kuu Tallinna vaates või Eesti vaates on liiga lühike periood, et selle baasilt mingeid järeldusi teha. Aga antud oludes me peame võtma selle ühe kuu andmed, sest kui me tahame tänast päeva kirjeldada, siis täna kirjeldada tänast päeva, siis me ei saa kuu aega oodata. Ja tehingute arv langes mitte siis ainult Tallinnas, vaid ikkagi ka üle Eestis. Hindadele otseselt mõju ei ole. See võib tunduda natuke absurdne, et keskmine aprillikuine tehingu hind oli isegi 9% kõrgemal kui aasta tagasi. Aga kui numbrite taha piiluda, siis paistab üsna selgelt välja, et selle 455 tehingu seas oli hulk uute korterite asjaõiguslepingud, kus sisulised kokkulepped olid tehtud juba hulk aega tagasi. Ehk siis vanemate korterite tehingute arv vähenes proportsionaalselt rohkem ja uute korterite tehingute arv vähenes proportsionaalselt vähem. Ma ütlesin siis, et hinnad on kõrgemal kui aasta tagasi aprillis, aga kui jälle minna natuke rohkem detailidesse, siis me näeme seda, et eelmisel sajandil valminud korterite hinnad olid aprillis allpool kui näiteks kuu või kaks varem. Nii et need on statistika, see, mis räägi, vabandust, räägi. Nii, ma annan sulle nüüd sõna. Ehk vaadates täna statistikat võib ikka öelda seda, et me elame vana lasku peal. Et tegelikult see, mis me näeme, et ikka tehingud toimuvad, reaalselt need tehingud, nagu sa ütlesid, olid varem lepitud kokku. Ja kui palju on kukkunud, ütleme nii, kuu aja jooksul toimunud reaalsed tehingud on ju, või mis see müügiperiood tavaliselt on järelturul, on 2 kuud, 3 kuud oli. Et see on, ühesõnaga, praegu tänane statistika ei kajasta tänast olukorda, vaid see kajastab tegelikult varem kokku lepitud tehinguid. Nii hindade kui ka tehingute arvu osas. Ja võib-olla siis see kommentaar ka, et selline 43% kukkumine, see on ikkagi sügav kukkumine. Aga kui me vaatame siin meie kinnisvaraturu varasemat käitumist või vaatame meie Eesti majandust natuke üldisemalt, siis meie majandus on nii pisik, et ta reageeribki väga kiiresti ja väga sügavalt. Ja kui meil siin Euroopa Komisjoni prognoosid või kommertspankade majandusprognoosid on kuskil siin 7–10% langust 2020 aastal, käesoleval aastal, siis tegelikult prognoosid näevad ka järgmiseks aastaks väga tugevat kasvu, ehk siis need kiired langused võiksid mingi moment asenduda siis ütleme, kas nüüd just kiire tõusuga väga kiiresti, aga mingi stabiilsus võiks turule tulla, et kui me oma põhja ära kompame, et me siit ei kuku niimoodi sellelt tasemelt enam poole võrra kukkuda, oleks väga keeruline. Niisugune väga teoreetiline küsimus. Mis sa arvad, mis maikuu meile toob? Maikuu kindlasti toob eelmise aasta maiga võrreldes samamoodi 70%-se tehingute arvu languse, aga ma arvan, et me jääme 455 aprillikuisest tehingust võib-olla õige pisut allapoole või samale tasemele. Sest samamoodi see vana inerts toob mingi hulga tehinguid ja tegelikult täna
mina kui siis vanem viroloog on silma jäänud mul see, et nakatunute arv kahaneb meil ju aprilli algusest saadik ja võib-olla kui nüüd hakatakse siin piiranguid leevendama, siis see tekitab ka inimestes mõnevõrra julgust. No, ütleme 455 tehingut, et kui me vaataks mingit pikaajalist keskmist, et kus me siis oleme, et kas me oleme sellisest väga pikaajalisest keskmisest väga allpool. Jah, me oleme ikka väga palju allpool. Meie pikaajaline keskmine on siis kuskil niimoodi 740 tehingut kuus. Ma vaatan, kas mul õnnestub siin kiirelt arvutist ette manada, aga palju meil siin näiteks 2009 aastal Tallinnas tehinguid tehti, oli muidugi siis oli aprill oli 392, et märksa hullem ja jaanuaris 2009, mis oli kõige hullem aeg, tehti lausa 255 tehingut Tallinnas. Nii et on aegu veel märksa hullemaid olnud. 2009 aastal muidugi oli selline öö palju pimedam, kui ta on praegu. Siis oli ikkagi, kui reaalväärtuses vaadata, siis meil 2009 aastaks oli kogu aasta peale siis sisemajanduse kogutoodang 2007 aasta tipust 2 aastaga kukkunud 23%. No, praegu me räägime maksimum 10 ja prognoose on ka positiivsemaid. Noh, tegelikult neid prognoose on mitu. Üks prognoos on, mis oli viimane, see SEB Panga prognoos oli 10, on ju, et siis Euroopa Keskpank viis, kas oli Euroopa Keskpank. Ma nägin veel 2 prognoosi. Üks prognoos oli 6,5 ja EMF-i prognoos oli mingi 6% paiku. Ehk need prognoosid on niisugused, ütleme nii, vahemikus 6–10. Ja Luminor on ka kuskil 10 kandis. Ma suhtuks tõsisemalt kohalikesse kommertspankadesse, ja muuhulgas siis ka Keskpanka või Rahandusministeeriumisse kui nendesse, kes kuskil väga kaugel on. Ja sa alustasid tööpuuduse numbritega. No tegelikult see on nagu sa ütlesid samamoodi, et on näha, et me iga nädal, kui mitte iga päev, aga iga nädal vähemalt kuuleme kindlasti, et mingi veel 100 inimest koondatud, veel 100 inimest, et tegelikult see, ütleme, statistika alles läheb nagu hullemaks, on ju, ja hullemaks ja me näeme ikka veel mitme kuu jooksul. Ja kui palgameetmed ära ja siis võib-olla mingid ettevõtted peavad otsustama, kuidas hakkama saada. Ja teine asi, kui siin kaubanduskeskused võib järgmisest nädalast avama hakata, siis on ka erinevad kaubanduskeskuste inimesed öelnud, et ega kõiki poode tõenäoliselt ei avatagi, sest lihtsalt on vahepeal see paari nädalaga on kõik varud ära söödud ja tulebki pood kinni panna. Ja ma ütleks, et võib-olla kui mõni imekristallide pood oma uksed kinni paneb, siis kõik võidavad sellest. Meil siin tuli üks küsimus. Palju teil endal investeerimise kinnisvarasse on? Mina saan vastata sellele küsimusele, et mul on olemas üüriobjektid. Tegelikult need on korterid, elukondlikud. Oli paar lühiajalist üüriobjekti, mis on nüüd läks pikaajaliseks. Ja mõned äripinnad ehk investeeringud on ja üldiselt läheb enam-vähem muidugi läbirääkimise tuunikega oli, nagu see on selge, aga midagi hullu ei ole juhtunud. Minulgi on paar korterit, mul on investeeringuid kinnisvarafondidesse, mul on investeeringuid börsi kaudu kinnisvaraarendusettevõtetesse või pigem siis ettevõttesse, kui Merkot silmas pidada näiteks. Ühisrahatused on ka tegelikult mingi ports raha, kui seda nüüd väga väike on nagu summa. Ehk me mõlemad ikka oleme sügavalt kinnisvaras, on ju?
paraku küll. Paraku küll, jah. Selge, Tõnu, aga ma tänan sind ülevaade eest, on ju, ja siis me lähme järgmise teema juurde. Et majandusolukord nagu muutub, me näeme, et kõik nüüd läheb digitaalseks ja me vaatasime, et tegelikult inimesel tekib huvi IT-lahenduste kinnisvarast, niinimetatud nagu PropTech. Ja me kutsusime täna külla Bidrento asutajad ja juhti Taavo Annost. Tere! No tere! Et näed hästi välja. Me sinuga juba rääkisime, et sa oled nüüd kontoris, on ju? Esimene päev oli või? Oli, jah. Kuidas tunne on? Kuule, väga meeldiv on. Sain kodukontoris natukene, ütleme, värsket õhku ka hingama. Okei, väga hea. Kuule, Taavo, aga räägi meile Bidrentost. Et mis on Bidrento? Bidrento on siis üürikinnisvara üüriplatvorm ja ka üürikinnisvara haldustarkvara. Ehk meil siin on täna 2 teenust, mida me oma klientidele turul pakume. Et iseenesest idee kunagi saigi alustatud aasta aega, täpselt ütleme nüüd 14. mai eelmine aasta olime esimest korda laivis, kus siis tulime ilma vahendustasudeta üürikinnisvara platvormiga. Siis suunitlusega, kus üürileandjad saaksid kogu üüriprotsessi kuni üürilepinguni ära sõlmida. Ehk seal on siis, täna on meil siis lahendatud üürihinna läbirääkimine online vormis, üürniku taustakontroll, ankeetinfo kui ka üürileping 1 klikiga sisuliselt. Ehk kuni protsessi haldus kuni lepingu sõlmimiseni ja selle aasta algusest on meil siis ka teine siis teenus, mis on siis haldustarkvara ehk kui üürileping saab sõlmitud, ehk siis saaks lihtsasti ja mugavasti hallata oma üürniku haldamist edasi. Ehk mis hõlmab siis kogu lepingute haldamist, arvete väljasaatmist ja kõike muud . Ehk see lühidalt, kui võiks öelda, mis on Bidrento. Okei. Et oskad sa öelda, et nagu sa ütlesid, teil on tegelikult Bidrentos on 2 suunda. On ju üks suund on haldustarkvara ja teine suund on üüriplatvorm. Praegu, kas sa näed, et oleks huvi rohkem ühe platvormi, ühe suuna vastu või teise suuna vastu, et mis teie maasisene statistika ütleb? Ütleme, et üürikinnise haldustarkvara meil aasta algusest nagu teenusena väljas, et võib-olla on raske mingisuguseid eristusi tuua, kuid võib-olla võiks ma öelda niimoodi, et meil on kogu üüriprotsess, ehk me suudame üürileandjale kogu üüriprotsessis tuge pakkuda, ehk tegelikult paljud üürileandjad vaatavad kogu oma siis seda halduslikku poolt üle, et kuidas võimalikult efektiivselt kogu oma üüriportfelli hallata ja eks see on ka aktuaalseks saanud uue võib-olla üürniku vahetus või ka uue üürniku otsimine, et tegelikult me suudame siin oma teenustena kõikjal tuge pakkuda, et ta võib olla, et mõlema poole vastu huvi. Et ei ole üks või teine eelistatud, ehk me võtame ikkagi komplekssena seda, et saab kasutada mõlemat. Tegelikult just viimase paari kuu jooksul läksite oma turundustegevusega väga aktiivseks, et ütleme, et e-reklaami on igal pool näha ja on näha ka, et sina räägid päris palju üüriturust. Et palju teil praegu kliente on? Oskad sa, tahad sa öelda? Mõlemapoolne aktiivsus on üsna hea. Ma ütlen, et täna üürikinnisvara platvormil on väga aktiivne elu, et väga aktiivselt leitakse seal, üürileandjad leiavad endale üürnikke ja ka tegelikult vaadatakse väga hoolikalt üle kogu seda halduslikku poolt, et kuidas seal optimeerida või efektiivsemaks muuta oma halduslikke tegevusi. Ehk meie tarkvara võimaldab väga palju ajaefektiivsust saavutada, kui võtab tarkvara kasutusele ja ka rahalist poolt. Et täna ikkagi võib-olla see kulude pool on ka oluline osa, mida inimesed vaatavad, et annab võimaluse ise palju rohkem endale vaba aega tekitada või efektiivsemalt kogu protsessi või seda portfelli hallata. Küsin. Meil kuulajate poolt tuli üks küsimus, et mis on parem, teie platvorm või Rendin? Meie võib-olla võime öelda, et ei saa öelda, kas üks on parem või teine. Mina ütleks, et võib-olla väärtuspakkumine, et
rendina on pigem kindlasti suunatud teatud osale, võib-olla meie nagu kogu ärist, ehk meie ikkagi pakume täna seda, et üürileandja saaks nii-öelda kuni üürilepinguni võimalikult efektiivselt endale üürnik leida, et kogu protsessi haldamine. Ja kindlasti olen kursis, millega ka rendin tegeleb, et ma ei tooks siia võrdusmärke, et kas meid saaks kuidagi võrrelda, et väärtuspakkumised on natukene erinevad. Et samamoodi võiks küsida, et kas KV või meie, kumb on nagu parem. Mis on parem, KV või teie? Ja see võib olla samamoodi, et meie pigem tooksime just kogu sellele protsessile, nagu, et me keskendume kogu üüriprotsessi, kui üüriplatvormist rääkida, et oleks lihtsasti hallatud kogu protsess kuni lepingu sõlmimiseni. Et kõik ühes kohast põhimõtteliselt. Täpselt, et sul ei ole enam laiali. Ehk see on ka kogu asi, miks ma selle kunagi siis tegelikult kogu selle ettevõtmise oleme asutanud, ehk olekski üks keskkond, kus sa saaksid kõik asjad tehtud, et sa ei pea mitmeid tarkvarasid kasutama, programme kasutama või e-mailides on info laiali, et ühesõnaga koondatud kokku kogu see info. Ja tarkvara on ka selleks. Sina oled ise nagu, nii palju kui mina tean, sina oled ise pikaajalise finantstaustaga, on ju? Jah, mul on, ütleme nüüd ennem kui ma Bidrentoga asutasin, ehk selle aja jooksul et üle 10 aasta tegutsenud panganduse valdkonnas ja investeerimisvaldkonnas, et olen olnud siis üle 8 aasta ärikliendi haldurina erinevates Eesti pankades ja siis ka üle 2,5 aasta varahaldurina ehk investeerimise poole peal. Ja oskad sa öelda oma arvamuse, ma tean, et oskad sa öelda oma arvamuse, et kui me vaatame 2008 ja 2009 ja tänast, ütleme, kriisi, mis sa arvad, et mille poole nad erinestuvad ja mille poole, kas meil praegu läheb lihtsamini kui 2009-2008 või läheb raskemalt? Ma ütleks, et seda on väga raske täna. Ma arvan, et keegi ei osanud ennustada seda, et reisimine kui sellises võtmes võib täielikult nagu peatuda ja et inimesed istuvad 2 kuud kodus ja tööle käida ja elu kergelt öeldes seiskub, et ma ütlen, et väga raske on tegelikult siin mingid võrdusmärke või eristusi veel tuua, sest olukord on hetkel üsna noor veel tegelikult, et need tulemused alles tõesti tulevikus tulevad, et mis tagajärgi see kõik see 2 kuud siin on meie ellu toonud. Mis sa arvad, kas teie jaoks, Bidrento jaoks, ütleme kriis või näiteks isegi võtame selle asja, et niisugust asja lühiajaliselt on läinud pikaajaliseks. Tegelikult teie jaoks see on hea, et te saite arvatavasti arvestada või saate veel arvestada hulga kliente juurde või mis sa? Selles mõttes kindlasti, et eks ka lühiajalises, kes kasutasid, ütleme, Airbnb-d või Bookingut, et nad olid ka harjunud väga palju ühes keskkonnas kogu seda äri tegema, ehk meie haldustarkvara on ka täna pikaajalisi, ehk kes nad täna tulevad, ehk nende jaoks on väga hea, et on olemas meie haldustarkvara, ehk neile jaoks on täna üks keskkond, kus nad saavad seda samamoodi pikaajalist äri edasi teha sisuliselt, kui nagu lühiajalist on harjunud. Ja kindlasti on turule tulnud, eks me oleme kõike näinud, et on kasvanud selle lühiajaliste korterite arvelt pikaajaliste pakkumine. Ja eks nagu täna ikkagi otsitakse aktiivselt ja täna meie näeme ikkagi, et aktiivsus on üsna hästi nagu tagasi tulnud nii mõlemapoolselt, et üürnikke ikkagi väga aktiivselt otsivad täna endale üüripindasid. Mis on Bidrento edasised plaanid? Näiteks, kui me võtame, ma ei tea, paariaastase perspektiivi või IT-ettevõtted ei mõtle nii kaugele või kuidas on? Kindlasti me teeme selliseid plaane ja eks meie tänane rõhk kindlasti läheb mõlemas suunas edasi, et oma väärtuspakkumist täna laiendada nii kuulutuste keskkonnas, ütleme platvormil kui ka haldustarkvara osas, et eks meil väga aktiivne arendus käib iga nädal juhtub meie jaoks midagi uut, et meil ikkagi aktiivne arendustöö käib ja sellega me suudame alati oma kliente ka üllatada, et ikkagi me proovime võimalikult palju innovatsiooni. Siis üsna tegelikult võib-olla võib ka aegalt öelda kinnisvarasektori, mis on vanakooliäri, et sinna innovatsiooni juurde tuua. Ehk saab asju natukene teisiti, efektiivsemalt, optimaalsemalt teha, kui võib-olla seni on. Kui sul teie meeskond on?
Meil on väga palju ka püsiinimesed kui ka nii-öelda siis kasutame nii-öelda ka freelance vormis nii-öelda siis teenusepakkujaid täna, et eks see tiim on niimoodi, kuidas vajaduse põhiselt, et võime rääkida 3-4 inimesest nagu püsi ja siis aeg-ajalt võib olla ka 7-8 nagu on, et oleneb, mis asi hetkel käsil on nii-öelda. Selge. Aga ma tänan sind ja soovin sulle edu Bidrentoga. Ma ise vaatasin, et tegelikult mulle teie platvorm meeldis ja me räägime sinuga veel sellest eraldi. Okei, väga hea. Ma tänan. Et jätkame üüriteemadega. Järgmine meil külas täna Neeme Liivlaid. Neemet ma tunnen üle 10 aastat kindlasti. Ja Neeme on, vabandust, Neeme, aga meil on mingi väike mure. Kohe vabandust, üks hetk. Senikaua nüüd Neemed ei ole. Okei, aga senikaua me proovime võtta ühendust Neemega. Neeme on. Tere, Neeme. Ja, tšau. Just. Ma juba rääkisin, et me oleme sinuga päris sammu tuttavad, on ju. Ja mina rohkem tean, et sina tegeled... eelmist kriisi, ma mõtlen. Ja, õige aeg on ju. Et lühi, kesk ja pikaajaline üür, see on sinu põhitegevusala. Või? Kutsun on Red on niimoodi 2003 oma tulevase abikaasaga toona hakkasime külaliskorterit tegema ja siis meist sai läbi aegade. Kujundasime välja Kutsun Redi brändi koos inglastega ja siis tekkiski see butiik, mis hakkaski pakkuma nagu tervik üürilahendusturul, et kliendil on kuidas vaja on, nii ta saab selle korteri. Paindlikkus oli võtmesena. Nii on, 16 aastat, 17. Okei. Aga kas praegu lühiajalise kinnisvaraga tegeleb ka või? Lühiajalise väljaüldmisega või? Nagu sinu korteritega oleme ju tegelenud ja neid on palju olnud ja see oli miski, vaata nagu me ise juba palju rääkisime juba enne koroonat, vist terve aasta niimoodi juba jooksul, et sealt tuleb eemale natuke hoida ja suunata ennast rohkem sinna keskmisse, et lihtsalt ülepakkumise tõttu Airbnb, niinimetatud Airbnb sektoris on ju. Ja siis me aina rohkem panime rõhku niinimetatud extended stay peale juba viimased aasta aega. Nii et vahel lollidel veab. Me olime natuke, meil olid näpud pirukast juba väljas enam-vähem selleks hetkeks, kui koroona kohale jõudis. Et extended stay, see on tegelikult niinimetatud keskajaline üür, saan ma õieti aru või? Jah, see on, et meil siin Eestis ei ole veel, eks ole, need mõisted nii hästi paigas, aga mujal maailma, näiteks Inglismaal on lühiajaliseks üüriks nimetatakse tegelikult ka 30 päeva kuni 6 kuud. Aga Eesti mõistes lühiajaline on rohkem just nimelt see Airbnb sektor ehk 1 päev kuni 30 päeva ja keskperiood on see 1 kuu kuni, ütleme 6 kuud, 8 kuud on. Et meie fookus oli juba siis sellel niinimetatud keskperioodil ehk kuu pluss pikkusega üürid ja ka täis klassikalised pikad üürid. Lühiajaline üür, praegu on seal üldse mingi äri? Mis seis üldse päringutega on? Kas võib-olla tulevad uued päringud praegu või vastupidi, ikka nende broneeringuteks, mis olid, nendest loobutakse? Valdavalt ikkagi on niimoodi, et ma ei saa väga, turu üldistavat järeldust võib-olla teha, aga et viisamad ja tugevamad ja sellele keskendunud tegijad püsivad mingis osas veel turul ja on äraootaval seisukohal. Ei ole täielikus mahus, ma tean siin mõned majade kaupa, nii-öelda külaliskorterite majad, ei ole täismahus läinud isegi keskpikale turule. Aga seal valitseb ikkagi suuresti väga suur teadmatus, sest me keegi ei tea hetkel, kas, nagu isegi enda pealt vaatad, et ei julge ju reisimise plaane väga teha. Veel ei tea isegi seda näiteks, või räägitakse ju isegi teatud
nagu lausa piirangutest veel kuni a la vaktsiiniteooriateni välja. Et selles mõttes on reisimissektor või nii-öelda majutussektor tänu reisimise niisugusele peatumisele ja teadmatusele selles sektoris on ikka ära ütlemata nadis seisus ja no on huvitav lugeda neid analüüse ka, mis tõmbavad siis SARS-iga Hongkongis, eks ole, paralleele või ka 9/11-ga, et siis kaksiktornide katastroofiga New Yorgis paralleele. Et seal on täitsa huvitavad nagu siis paralleelid majutussektori peatumise selle mõttes olemas ja võib ka teha mingeid prognoose, et kui kiiresti see sektor võiks uuesti jalad alla saada, näiteks 2 aastat või 3 aastat on ju. Aga täna kõigele sellele on ikkagi raske öelda, et nii läheb, sellepärast, et me ei ole veel oma sellest august läbi saanud ja ei ole ju piirid täitsa lahti läinud ja veel ei tea neid kõiki piiravaid tegureid, mis võivad ikkagi veel mängima ja mõjutama. Nii et seetõttu ma näen ikkagi, et pisemad külaliskorterite tegijad, kui veel ei ole seda teinud, siis nad tulevad keskmise või pikaajalise turu peale oma korteritega, kas või oma, ütleme, finantskohustuste pärast. Ja seda on tegelikult meie City kuulutustest näha ja Airbnb pakkumise langemisest ka näha. Ma korraks mainis, mis sa ütlesid ütlesid, et kas inimesed julgevad üldse reisida või mitte. Ma siin sattusin lugema ühe uuringu, see oli rahvusvaheliste lennuvedajate assotsiatsioon, midagi sarnane nime, seal on nimetus. No ühesõnaga, et statistika on nii, et nagu uuringu tulemused on alljärgnevad, et 60% vastajatest julgeks tellida või osta lennukipiletit 2 kuu möödumisel peale seda, kui on viirus on võetud kontrolli alla. Ja 40% julgevad osta ainult 6 kuu möödumisel. Ehk tegelikult see näitab, ütleme, mis inimestel kindlustunne on. Et väga paljud ei julgegi. Ja absoluutselt teine teema on piletihinnad. Et kui jõuame sinnamaani, et siin on ka nagu 2 erinevat arvamust. Et EasyJeti vend vist rääkis, et juht, ma ei mäleta nimi, tema ütles, et tema arvates hinnad langevad ja langevad ja on väga madalad ja on väga suur konkurents. Aga vist Viseeri inimesed ütlesid, vist oli Viseer, et nagu vastupidi, aga ma võin eksida, võib-olla mitte Viseer, et vastupidi, et kuna tulevad uued reeglid, kas või see, et rohkem ei saa 3 inimest istuda reas, aga 1+1 on ju, siis selle tõttu hinnad vastupidi tõusavad. Et siin on arvamused on seinast seinani nagu selle kohta. Ja veel, kui rääkida statistikast, siis just tuli välja info, mis Eestis toimus turistidega märtsis. Ma ei tea, sa nagu oled näinud või ei ole veel näinud? Seda ei ole. Et Eestis märtsis oli 62% vähem turiste. Ehk 62 ja siseturiste oli 59% vähem. Ehk põhimõtteliselt me räägime 60%-lisest külastajate arvu langusest. Ja nagu tavaliselt enamus turistid olid Soomest, Venemaalt ja Lätist. Et Lätiga meil piirid avatakse, on ju. Et võib eeldada, kui me räägime üldse perspektiivist, et võib eeldada, et siseturism mingil moel hakkab liikuma. Siseturism, ma pean Balti riikide vaheline turism, on ju. Ei tea, kuidas sina, aga me juba perega näiteks arutasime, et võib-olla ikka lähme Lätti. Ei ole arutanud sama. Nii ta taastubki, et kohalik regioon ja siis kaugemalt ja ärireis enne kui muu. Venemaa, kes oli meil teisel kohal, vaadates, mis Venemaal praegu toimub, ma usun, see on pikaks ajaks kaotatud, ütleme, turismi klientuur. Et jääb Soome. Soomega ka praegu veel kõik ei ole nii roosiline. Ehk taas minu teades turismisektor teenib raha 6 nädala jooksul alates jaanipäevast.
ja jaanipäev on päris lähedal. Et nagu siit võib teha mõned järeldused selle kohta, et mis hakkab lühiajalises ja üldis toimuma ja hotellinduses. Me näeme jäämäetippu, eks me iga päev loeme uudistest, kuidas on ju ikkagi koondamised ja hetkel veel siiamaani hotellid tegelikult alles külmutavad oma tegevusi ja jõuavad teatud koondamisotsusteni, mis nüüd viib, ja see on jäämäetipp, sest et pinna all on teada, et mõned ka ei jätka. Ja see tähendabki siis ma ütleks, et sealt üks oluline järeldus on ka see, et see võib üllataval kombel pärast taastumisele kaasa aidata, sest kui osad on mängust väljas, siis teistel on nõudlust rohkem. Aga hetkega võib küll näha seda, et väga palju seda lühiajalist, Airbnb ise kaasa arvatud, väga palju tõmbab ennast sellest reisimise poolest, on sunnitud isegi koondamisi, uudised tulid siin paar päeva tagasi välja, kui palju nemad ka koondavad ja nii edasi. Aga nad on väga tugevat lüket teinud keskperioodi üüri suunas, sest et see on lihtsalt ka olnud naturaalne, kuidas hästi keeles öelda, et siuke loomulik areng, seal lihtsalt automaatselt muutusid päringud pikemaks tänu olukorra muutusele, et püsisid need, mis olid natuke kaugemad ja natuke pikemad ja nii edasi. Ja et see viib neid kahte turgu lühiajalist ja pikka keskperioodi nagu pikemas perspektiivis ka teineteisele üldse lähemale, sest et majutusturg tõenäoliselt tõesti taastub päris pikalt. Et siin RevBari puhul räägitakse ikkagi 4-50% kukkumisest aasta perspektiivis või aasta nagu baasil. Ja nagu me isegi arutasime enne webinari, et hotellidel on teatud juhtudel, kes siis on sunnitud külmutama või kohanema, pakuvad oma tuba juba üürituru konkurentsis. Hetkel, et see on sellised huvitavad nähtused, mis sunnib omakorda pikaajalise turukortereid rääkimata hindadest korrigeerima võib-olla ka oma pakkumist, sellepärast, et neil on vaja näiteks Airbnb turult tulnud korteritega, mis on nagu ammuni relvastatud, konkureerida omakorda. Ja ainult hind ei ole siis lõpuks enam tegur, sa ei saa seda nulli lõpuks. Et see väga huvitavad dünaamikad, et kuni, ja rääkides veel lõpuks selleni, et mis siis reisimisele see pikk mõju üldse on, nagu see sama just need erinevad võimalused lennundussektoril, mis need mõjud on, me ei tea. Ja nüüd lihtsalt see enneolematu olukord on tekitanud lihtsalt selle, et inimesed võib-olla vaatavad üldse, et aga miks ma peaks oma ärireisi tegema mingi ühepäevase lennu või kahepäevase lennu. Ja ma saan ju väga hästi praegu, nagu me siin online'is teeme oma asjad, et sellised trendid on ju ka veel tegelikult täna tugevalt juba tunda, mis võib mõjutada lihtsalt kogu reisimist üldse. Ja ärireiside puhul, et enda puhul ma ütleks nii, et aga ikka nagu mingi hetk tahaks ikka suhelda. Et võib-olla see 80-20 tõesti, 80% ma jään koju ja 20% see Pareto efektiivsuse seadus on ja 20% ma nagu ikka reisin ja just ärieesmärgidel on. Nagu see on ka kahe otsaga asi. Et mis puudutab Airbnb-d, et just ka paar päeva tagasi oli uudis selle kohta, et Airbnb koondab mingi 1900 inimest ja kui ma eksi, see on veerand nende töötajatest. Aga mis on veel oli selle tegevjuhi kirjas huvitavat, on see, et mille peale Airbnb nagu keskendub. Luxury out. Et ütleme, kõik projektid, mis on luxury'ga seotud, nad panevad kinni või peatavad või ütleme nii, paused on ju. Mis on aktuaalne nende arvamusel, on kättesaadavus ehk hind. Teine oli, et nad tahavad tulla tagasi, millest nad alustasid, aga nad alustasid selleks, et suhtlemine, et hostid ja külalised suhtlevad oma vahel. Et praegu see kadus, see muutus päris äriks ja nemad tahavad mingil moel stimuleerida, et see suhtlus ikka nagu oleks, ütleme, võtmesõna. Ja teine, kolmas punkt, mis oli, et niimoodi lähiturism. Et jah, on arusaadav, Airbnb on rahvusvaheline ettevõte ja bla bla, aga
see oli tema poolt eraldi välja toodud, et need, mitte siseturism, aga millest me rääkisime, et nagu see muutub väga naaberriikide, jah, just. Just, et need tegelikult toetavad neid võimalikke megatrende kogu selles reisimises ja käitumises, mis vähemalt, kui mitte igaveseks, siis pikaks ajaks jätavad mingi jälje, ma arvan meil. Aga meil on küsimus ka üürihindade kohta, et siis seesama sellest lühiajalisest minnes keskperioodi ja pikaajalise turu peale korraks üle võib-olla, kui me siit puudutame, siis mis meie näeme, siis jah, hindade korrektuur esimene on toimunud puhtalt pakkumise pealt on meie siis portfell ja meie korterid, ja mis see tähendab, meie korterid on, siis meil on kesklinn Südalinn, eks ole. Oleme Tallinnas ennekõike keskendunud ja näeme puhtalt selle pakkumise mõju. Väga väike näpuotsaga on neid, kes on alla hinda küsinud, läbi rääkinud olemasolevatest lepingutest ja on huvitav nähtus on hoopis see, et sõlmitavatest lepingutest on ette tulnud katkemisi ootamatu olude muutumise tõttu, ala töökaotus just selle sama üüri läbirääkimise käigus. Ja mis puudutab ka esimest ettekannet või jutuajamist Tõnuga, kus siis kõige rohkem tõmbaks nagu jooniks alla või meie jaoks on ka teadmatus on veel see, et kuidas see tööjõuturg veel nüüd kohale jõuab. Kas ja kuidas see kohale jõuab? Sellepärast, et koondamised alles toimuvad. Töötuabirahad, neid alles makstakse veel järgmised kuud ja seda ei näe veel. Me veel ei tunneta seda. Seda veel ei ole statistikas näha, jah. Ega tavaelus ega statistikas ei ole näha, seda on ju, et tegelikult ütleme, et jah, võib suhtuda niiviisi, et praegu oli mingi väike puhkus, nagu kevadine puhkus. Sest aktiivne on olnud, turg on jah üllatavalt aktiivne olnud, et meil jah, ütleme nii, et meil tuli just ju selle koroonaga nagu nii-öelda ühel ajal tulid ju uued korterid veel turule ja meil oli vakants selle tõttu päris suur ootamatult. Ja pluss siis mingisugust äriklientide väiksed mured, nagu me teame, eks ole, tekitasid olukorda juurde, aga meil on olnud üllatavalt tempokas täituvuse taastumine. Et hind on, me oleme pidanud selle pakkumise suurenemisega kohanema ruttu ja kõik nagu selles mõttes toimiks. Võib-olla siin tulebki mängu see, et meie oleme Airbnb korteritega konkurentsis, sest meil ongi ka ju täis teenindatud korterid, ka või selles kesk- ja pikas turus. Et võib-olla sellepärast peab olema järeldustega natuke ka ettevaatlik, aga ikkagi. Et see on nagu põhiline, aga jah, see tööjõuturg on meie jaoks veel see kõige suurem teadmatus. Praegu me näeme seda, et juba üllatav on see, et kaugele, nagu just me puudutasime seda reisimist, et juba sügisesse, kusjuures on veel päringuid. Et see on nagu huvitav. No vot see jah, ma tahtsingi sinu käest küsida, varem küsingi, nagu, mis edasine nagu mingi 3-4 kuu perspektiiv. Jah. Et selles suhtes on suve osas on see aasta kõige keerulisem teha mingisuguseid järeldusi, et kuidas nüüd, kui seal jõuab midagi nüüd kohale ja veel ei julgeta ja sellised nähtused, eks ole, et mis meid seal ees ootab, on kristallpall ei tööta täna, et ei saa kätte infot, aga sügises ja kaugemal me näeme nagu ikkagi teatud aktiivsust. Aga selge, ehk nagu kokkuvõtteks, nagu mina saan aru, keskajaline ööl, pikaajaline ööl, mis lühiajalisega toimub, keegi ei tea. On nii? On nii. Selge. Hea küll, Neeme, aga ma tänan sind ja siis soovin sulle edu ja suhtleme. Kuuleme-näeme varsti. Jah, just. Järgmine teema, et ka väga aktuaalne. See ei ole nii palju seotud üüriga, aga ma usun, me kõik igapäevaselt puutume selle teemaga kokku. See on hoonete haldus, korteriühistute tegevus ja nii edasi. Ja sel teemal mul on hea meel rääkida Heiki Lindiga City haldusest. Tere, Heiki. Ei kuule. Mingil põhjusel on heli väga. Nüüd on kuulda. Mingil põhjusel on heli väga halb. Halloo?
kas praegu kuuled mind või? Mina kuulen, jah. Ja mina nüüd sind kuulen ka. Tere! 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 Heiki Lind ja siidihalduse juhatuse liige. Et räägi Heiki siidihaldusest kõigepealt. Kaua te olete turul? Päris kaua ju, on ju? Siidihalduse me lõime aastal 2003, ehk me oleme täna 17 aastat turul olnud siin. Siiamaani toimetame. Nagu sa mäletad vahepeal ka sinu arendatud majadega. Ja. Ise ma olen selles valdkonnas nüüd 84, see on siis 35 aastat läbi elanud kõik need ajad. Ehk tänane majanduslik olukord ei ole esimene, on ju? Et ei ole esimene kord ja sulle tõenäoliselt ei ole viimane kord, on ju? Kui on jah, ma arvan küll, et loota võiks, et see jää viimaseks, aga kahjuks vist elu tekitab teisi korrektuure. Et siisihaldus te haldate, teil on mingi 230 hoonet, on ju, käsi all? Jah, natuke üle 230 on nii äri kui elamufondi, ütleme seal. Elamufondi suurusest on 158 praegu hoonet. Ja see korterite arv on natuke alla 4000 või 4000 piires. Okei. Ehk te olete suur tegija. Et teid on näha ka haldusfirmade topis pidavalt, on ju, igal pool ikka, nagu ikka olete nähtavad, on ju. Ma arvan, et suur tegija nüüd küll otseselt ei ole, aga suuremad on meist ikkagi olemas, aga jah, keskmine ettevõte siin Eesti turu peal. Okei. Aga räägi Heiki, palun siis tänastes oludes haldusfirma, ütleme, igapäevasest tööst, et mis on teie igapäevases tegevuses on muutunud? Ütleme niimoodi, et kui igapäevast tegevust võtta, siis ega siin midagi otseselt muutunud ei ole, sest kõik see, mida lepingutega on kokku lepitud, need kõik tuleb ära teha. Ehk meie inimesed on samamoodi täna tööl olnud, nii nagu poemüüjad, võiks öelda. Õnneks on see viirus ja kõik see muu asi meist mööda läinud. Loomulikult kõik see situatsioon, mis toimunud on, see on pannud omaette pinge alla kõik need töötajad, kes on, tuleb kasutada maske, vahendeid, desovahendeid ja nii edasi kõike. Samas ühistutega puhul nüüd on kindlasti see, et asi liigub nagu rohkem interneti avarustesse, kui nii võib öelda. Ehk väga palju või on hakatud nüüd rohkem mõtlema selle peale, et teha neid asju kontaktivabalt. Ehk oleks võimalik kõik asju kuskil ühes kohas hoida. Me räägime täna pilveteenustest ja nii edasi. Me ise kasutame, see ei ole nüüd reklaam, me kasutame sellist keskkonda nagu korto.ee. See on endine korteriühistu.net, mis on päris hästi arenenud viimasel ajal. Ja me püüame siin üles ehitada kõik selle asja, mis ühte ühistut puudutab, et oleks kõik ühes kohas inimestele suvalisest kohast kätte saada. Ja teine asi, mis siin täna kindlasti nagu või kuhu poole liigutakse tasapisi, võiks nii öelda, on ka see, et need samas keskkonnas, elektroonses keskkonnas teha ka koosolekuid. Kuigi see on, me oleme teinud nüüd täna tükki 3 neid. Kuigi see on sama inertne natuke nagu on tavakoosolekute inimeste kokkusaamine. Et need koosolekud siis teil õnnestus korraldada 3 üldkoosolekut. Inimeste aktiivsus on, ütleme, ikkagi jätab natuke soovida, ütleks niimoodi. Et kuigi see tuuakse koju kätte, sa ei pea kuhugi minema, sa saad need asjad kõik hääletada tegelikult arvutis, sulle antakse mingid ajad, siis ikkagi selle koormi kokkusaamine, kuna elektroonse hääletuse puhul on see nõue 51%. 51%, et peab olema kõikidest omanikest 51% peab olema esindatud. Okay. Juhul, kui see kokku ei tule, siis see kukub läbi ja sa pead uuesti järgmise koosoleku kokku kutsuma. Okay. No tavaliselt tegelikult on väga tihti oli nii palju, kui mina võtsin osa koosolekutes, oli nii, et nagu esimene koosolek ei toimu just nimelt põhjusel, et ei ole kvoorumit. Ja siis teine koosolek on otsustusvõimeline. Pidi olema 51%, järgmise korral võis 2 tükki ka olla. Just nimelt. Aga kas digitaalse koosoleku puhul teine kord ka saab olla samamoodi 2 tükki või ikka peab olema 51 või? Ei. Elektroonset koosoleku teist korda, ütleme, korduskoosoleku pidada ei saa. Isegi nii või? See seadus välistab selle, jah. Okei.
ehk põhimõtteliselt ma ei tea, kas see on mission impossible või, et siis teha langeda mingi otsuse praegu digitaalselt. No ütleks siis niimoodi, et selle elektroonse koosoleku puhul, mida saab hääletada, ütleme majandusaasta vastuvõtmist, majanduskava, võib-olla selliseid jooksvaid remonditeemasid ja küsimusi, mida seal täna, nagu me ei ole keegi läbi käinud seda etappi, on vastu võtta põhikirja või valida juhatuse liikmeid või juhatuse liikmeid tagasi kutsuda ehk vahetada. Et kuidas siuke asi kajastuks äriregistris, vot seda me täna ei tea. Ja üldjuhul me nagu nendest asjadest ei ole sellel elektroonsel koosolekul hääletanud. Et see on selle asja võib-olla natuke nõrgem küll. Aga kui sa küsid, et mis on muutunud, on kindlasti see, et suhtlus tänu selle, et inimesed istuvad kodus täna. Väga paljud inimesed istuvad või veedavad aega kodus seos töö ja muude asjadega, siis ühistutega suhtlemine on nagu läinud tihedamaks. Ja see suhtlemine on ikkagi sama elektroonsete kanalite kaudu, või siis telefoni teel ja meili teel loomulikult ka. Et inimesed võib-olla natuke mõtlevad rohkem oma majade peale, oma murede peale või probleemide peale ja näevad võib-olla asju paremini kui siin eelmistel perioodidel, sest neil on nüüd aega seda vaadata, mis toimub ümberringi. Jaa. Et mis on praegu viiruse profülaktikaga? Et mida haldusfirma, mida te olete ise pakkunud, ütleme, maja elanikele või korteriühistutele või mida korteriühistud on teie käest küsinud? See on niimoodi raske öelda, mida pakkunud olen, me ütleme sama, et me selles samas keskkonnas liigume edasi praegu. Seal on siuke moodu nagu haldus ja hoolduse pool. Ehk me käivitame, selle keskkonna ise võtsime kasutusel 2018 alguses ja me käivitame haldushooldusmoodulit, mis annaks veel võimaluse või ülevaate sest toimingutest, mis kus toimub, mis ajal on toimunud ja nii edasi. Et see on teema, mis me ise teeme ja mida me täna veel niimoodi välja pole reklaaminud, aga seda me varsti inimestele teavitame, et me sinnamaani oleme liikunud. Täna on ka see, et kõik need majanduskavad ja kõik muu asi on ka see samas keskkonnas üleval. Ehk see annaks selle võimaluse, et ma ütlen jällegi, et ühistu jaoks on üks koht, kus on kõik dokumentatsioon, kaasa arvatud lepingud, arved, raamatupidamine, absoluutselt kõik, mis on seotud ühistuga. Huvitav, et samas rääkis ka Taavo. Keskkonna nimega võib-olla kõrvale. Küsimus selles, et see on kindlasti üks tuleviku suund, kuhu me kõik liikuma peamegi. Sõltumata ettevõttest, kes me parasjagu oleme, kes me seda teenust osutame. Kas teie poolt hallavates majades olid juhtumid, et te saite teada näiteks ühistu poolt, et keegi on, ütleme, majas on või trepikojas on haigestunud ja et paluti teha desinfitseerimist või on midagi sarnast juhtunud või ei ole? Mul praegu nagu heli on natuke halvasti, ma ei kuulnud su küsimust, äkki sa kordad korra. Ja, et kas teie praegu praktikas oli, et näiteks ühistu andis teile teada, et keegi on majas haigestunud ja paluti teie käsi? See on selle mõttes kurb asi, et ega seda tõenäoliselt inimesed ei julge seda teha. Ja need, mis oli siin kuskil meediast tuli üles, see oli Lasnamäel vist 1-2 maja. Meie majadest ühtegi sihukest infot ühtepidi kindlasti õnneks. Teistpidi, kui ka juhtunud oli kahjuks, et seda üles pole tulnud. Et võib-olla inimesed pelgavad, et seal tekib see, et pannakse tempel külge või mida iganes, kui sul on peres keegi, kes on haigeks saanud. Okei. Et sa mainisid selle kohta, et samamoodi inimesed tahavad kõik saada ühest kohast ja et kõik koolid pilveteenusse. Põhimõtteliselt samast teemast rääkis ka meil Taavo Bidrentost, et võtmesõnaks on ikka mugavus ja digitaalsed lahendused. Jälle pean ütlema, see side on nagu ta on praegu. Ma ei tea, Heiki, aga mul ei ole rohkem, katkes ära. Juhtub. Aga tegelikult need küsimused, mis mul Heikile olid, ma sain esitada, ja siis meie viimane punkt, milles ma tahtsin rääkida, oligi minu tähelepanu kinnisvaraturu kohta. Aga enne seda ma vastaks
Juho Laurits küsis, meil on täna pipeline'is 100 000 ruutmeetrit äripinda valmimas. Et mis on nende saatus? Palju üürihinnad võiksid kukkuda ja kas üldse? No ma ütlen ausalt, ega ma ei ole nagu suur ärikinnisvara spets, aga kui me kuulame, mis suuremad arendajad ütlesid, siis esimene, et projektid pannakse pausile. Ma arvan, et äripindade projektides tuleb liia rohkem muudatusi seoses muutunud olukorraga, isegi võrreldes elukondliku pindade projektidega. Et eriti, mis puudutab kaubanduspinnad ja tegelikult ka büroopinnad, et olemas teatud trendid taas seoses selle viirusega, väga suur küsimus tegelikult, et palju üldse büroopinda, tarbitakse. Ehk tegelikult me kuuleme nagu paremalt ja vasakult, et ettevõtted ütlevad, et nendele nii palju büroopinda polegi vaja. Ja on olemas isegi jutud, aga mitte Eestis, et suurmad pangad ütlevad, et ega nendel ei ole vajadust istuda kuskil sitis. Et nende peakontor võib olla väljaspool kesklinna ja ütleme, sitis või kesklinnas võiks olla ainult nagu väiksem esindus. Et mis on suhteliselt loogiline. Aga vastus küsimusele, mis toimub hindadega, ega mina ise muidugi eeldan, et büroopindadele hinnad nagu peavad suure tõenäosusega langema, mis hakkab toimuma kaubanduses. Ma jään vastuse võlgu, ei oska öelda. Aga vaatame, võib-olla järgmine kord kutsun ärikinnisvara spetsialisti külla ja me saame rääkida täpsemalt kaubandusest ja büroopindadest. Et minu siis tähelepanu kinnisvaraturu kohta. Osuliselt me oleme need juba puudutanud. Et me rääkisime kinnisvaraturu statistikast, et tehingute arv on langenud peaaegu nagu langenud umbes 50%. Ega ausalt öeldes üllatus ei olnud. Kui me vaatame, mis oli statistika Hiinas, siis tegelikult seal oli väga Wuhanis, oli väga sarnane number. Ehk ütleme, mingi ettekujutus selle languse sügavusest võiks olla. Kui me räägime, seda me räägime tehingute arvust. Et kui me räägime hindadest, nagu Tõnu mainis ja olen absoluutselt Tõnuga nõus, et praegu hindade statistika on niisugune, et me näeme need hinnad pigem, millest lepiti nagu varem kokku. Et reaalselt tänased hinnad me näeme alles, ma arvan, 3-4 kuu pärast. Ja siis me teame, mis on tegelikult kinnisvaraturul reaalselt nagu toimub. Samamoodi hinda ja pakkumist, nõudlust ja nii edasi hakkavad mõjutama maksepuhkust lõpp. Et see on ka niisugune huvitav teema. Sügis, minu arvates sügis on see aeg, millel me näeme, mis reaalselt nagu majanduses toimub, mis reaalselt toimub kinnisvaraturul. Siis teine tähelepanek on pigem hea, on ju see, et 11. maist avatakse kaubanduskeskused. Ma olen suhelnud mitmete kaubanduskeskuste omanikega või operaatoritega, et praegu kõikidel on väga palju tööd ja püüavad aru saada, kes rentnikest avab uksed, kes ei ava ja mis hakkab sellega üldiselt nagu toimuma. Turismis ma ka rääkisin, on ju, et see statistika, mis tuli, on päris nutune, et märtsis siis langus oli, turistide arv langes 60%. Ma siiralt loodan, et turiste tuleb rohkem ja et suvehooaeg ei ole lõplikult kaotatud, aga ma ei tea. Ja meil aeg-ajalt räägitakse ikka ajakirjandusest teisest lainest ja nii edasi ja räägitakse teisest lainest pigem just selle
seoses viirusega. Aga tegelikult majanduse jaoks teine laine on turismisektor, mis suvel peaks olema väga aktiivne. Kas see tuleb aktiivne või mitte? Praegu ma kahtlen, et see tuleb aktiivne, aga me elame näeme. Täna oli huvitav uudis selle töötukassa toetuste ja pankade kohta. Et juba kui kogu see kriisi teema algas, siis oli ikka väga paljude kinnisvaraspetsialistide sõnum oli see, et kui te ostate kinnisvara või teil on kavas osta kinnisvara elamiseks, siis ostke. Et on juba kuulda, et mõned pangad suurendasid oma finantseeringute nõuet. Ja kui teil on panga otsus käes, siis see ei ole eluasemel ost, see ei ole 9 aastaks või 8 või isegi suure tõenäosusega ei ole 5 aastaks, me räägime ikka 10 aastast. Ja ma kaldun arvama, kui see on soovmõtlemine, ma ei tea, et okei, on selge, et meil sel aastal majandus langeb võib-olla 10%, küll see ei ole 20 või 15%, mis oli 2008-2009 on ju kokku, aga samas me näeme, suure tõenäosusega me näeme väga head majanduskasvu järgmisel aastal. Küll meil võtab tegelikult paar aastat jõuda sama majandusliku seisuni, kus me olime 2009, aga ei ole välistatud 5-aastases perspektiivis. Me ei tunnegi seda muret, mida me tunneme praegu. Ehk võib-olla 5 aasta pärast me unustame ära, mis siin 2020 majanduses toimus ja elame edasi. Küll meie harjumused võib-olla jäävad samadeks. Vabandust, meie harjumused muutuvad, aga majandus ikka areneb edasi. Veel üks punkt on piiride avamine ja mõju ehitusele. Üldiselt täna oli väga huvitav ka Tiit Kuuli poolt intervjuu. Tiit Kuuli on ehitusettevõtjate liidu juhatuse esimees. Ehk mis ehitajad ootavad? Ehitajad ootavad, et riik jätkab investeerimist infrasse ja ehitusse. Samuti ehitajad ootavad, et ikka välismaine tööjõud saab tulla Eestisse. Et mingil moel muidugi me katame selle, mõned inimesed jäävad ilma tööd ja lähevad, võib-olla keegi läheb, tööplatsidel töötama ja nii edasi, aga meil oli päris palju ukrainlasi ja paljud eestlased töötasid ka Soomes. Et selles mõttes ma arvan, et see, et mingis ulatuses piirid avatakse, et see on positiivne. Et need on 5 asja, mis ma oskan öelda kinnisvara ja ehituse kohta. Siis meil on üks küsimus või tegelikult need on 2. Alex Marv. Kuidas näete keskpankade poliitika keskpikas tulevikus? Praegu on deflatsioonikeskkond, arvestades riikide kõrgeid võlakoormaid, on selline olukord vastuvõtmatu. Juba prinditakse ettenägematus koguses raha, mis paratamatult toob kaasa inflatsioonilise keskkonna. Kas on võimalik, et trükiga minnakse liiale ning selle ohjamiseks tõstetakse oluliselt intressimäärasid, samas jätkatakse rahatrükki? Minu arvamus, et me näeme praegu deflatsiooni ja hiljem me näeme inflatsiooni. Deflatsiooni me näeme erinevatel põhjustel. Kõigepealt, ma ei tea, ma võin öelda, et mina tarbin vähem. Ja see ongi, väga paljud meist tarbivad oluliselt vähem. Aga üldiselt, kui me vaatame, siis muidugi on rahaline kriis olemas ja see rahatrükk on vältimatu tegevus.
ehk ma ei usu, et tõstetakse praegu et tõstetakse intressimäärad. Kas täna pigem, kui teine küsimus oli, kas täna pigem hoida väikest korterit vanemas majas üle keskmise tootlusega või müüa ja vaadata hoopis näiteks välismetallide poole? Mul on kinnisvara usku, ma olen kinnisvaras, ma ei tea, 20 aastat ja ma ütleks, et tõuseb, langeb, see on tavaline tsükliline tegevus. Et ma investeerin teiste instrumentidesse või välismetallidesse ma pole kunagi investeerinud. Seega see ei ole küsimus päris mulle. Et mulle meeldivad rohkem uued majad, et põhjusel, et väiksemad kommunaalkulud, kui näiteks korter on vaba, siis need kulud ei ole nii koormavad. Aga üldiselt ma arvan, et kinnisvara väljaüürimine, see oli äriks ja see jääb äriks. Ehk otsest vastust sellele, kas panna raha välismetallidesse, ma ei tea, et kahjuks ma ei ole see inimene, kes saaks selle küsimusele vastata. Ega mul tänaseks rohkem midagi öelda ei ole, et ma tänan teid veel kord ja kohtume 2 nädala pärast. Tänan ja head õhtut!